Tere õhtust siis taas ja jätkame sealt, kus eile pooleli jäi või jah, võib-olla jäid lihtsalt mõned asjad nagu rääkimata, sest ei tule ju kõik korraga meelde ja tulid ka mõned küsimused, millele tahetaks nagu vastust saada. Aga võib-olla alustaks sellest, parasiidiprogrammides on tegelikult üks väga oluline asi ja millest vähe räägitakse, aga millest tegelikult sõltub vaata, et kogu programmi edukus. Ja need on pausid. Et selline klassikaline soovitus on võtta 30 päeva preparaati ja teha siis nädalane paus, jälle preparaati ja jälle nädalane paus. See on vajalik selleks, et parasiit ikkagi on elav organism. Ja kui tema inimese suu läbi hakkab saama igasuguseid pahasid asju tema jaoks, siis ta poeb peitu. Ja ta istub seal vaikselt nagu metssiga rukki põllus, kui jahimehed ümber põllu käivad ja ei tee ühtegi piuksu ja siis, kui on oht möödas, siis ta pistab pea välja ja kukub jälle rahulikult oma igasuguseid asju tegema seal. Küll ta siis sööb kedagi ja küll ta siis närib kedagi ja mida iganes. Ja kõige selle jaoks ongi see 7-päevane puhkepaus ette nähtud, et ta saaks peidust välja tulla, käivitada oma järgmise põlvkonna ja see järgmine põlvkond selle 7 päevaga areneb siis nii kaugele, et munast saab vastne. Ja vastne teatavasti ongi siis kõige suurem kahjustaja üleüldse organismis. Sest parasiidid munevad kogu aeg, nad on liik, nad peavad oma liigi säilivuse tagama ja kogu aeg nad jätavad organismi endast uusi põlvkondi maha. Ja need on siis need munad. Ja nüüd, kui liik tunneb ennast ohustatuna, siis otse loomulikult esimesel võimalusel käivitatakse nendest munetud munadest järgmine põlvkond. Ja nemad siis jõudes vastse faasi hakkavad meid sõna otseses tähenduses sööma. Ta võtab kätte ja sööbki raku katki, sellepärast, et tal on vaja toitaineid, tal on vaja sealt igasuguseid muud aineid elamiseks ja paljunemiseks. Ja ta peab vastsest arenema välja täiskasvanud isend, selleks kõigeks on toitu vaja. Ja niimoodi nad tegelikkuses meid siis väga kenasti seespoolt lõhuvad. Kui parasiit, ütleme see mingisugune ussikene, on raku katki hammustanud, siis tähendab seda, et sellel rakul võib olla kui tahes tugev immuunsüsteem endal. Aga vigastatud rakul on praktiliselt kõik immuunbarjäärid maas. Ja siis on sinna vaba tee nii seentel, viirustel kui kõigel muul. Ja kui juba viirus võtab rakku enda kontrolli alla, siis sisuliselt tähendab see ülevõtmist. Ma siin ennem rääkisin, et viirus on superparasiit ja tema võtabki raku praktiliselt enda kontrolli alla ja selle asemel, et rakk hakkaks sünteesima organismile vajalikke valke, hakkab ta tegelikult tegema koopiaid sellest samast viirusest. Ja mida rohkem ta neid koopiaid teeb, seda rohkem see viirus suudab organismi elavates rakkudes paljuneda, kuni ühel hetkel ta võtab kogu selle raku struktuuri enda kontrolli alla. Ja inimene ongi siis totaalselt haige. Siis hakkavad meil kõik kohad valutama, kõik kohad hakkavad tilkuma ja midagi inimene ette võtta ei saagi, peab koju jääma, peab pikali olema, peab ennast lihtsalt tervendama. Ja selliste asjadega kaasneb veel üks selline tore lugu, et eriti juhtudel, kui
viiruse kallale minna mingisuguse antibiootikumidega, siis võib juhtuda selline asi, et igast inimesest, igast ühest meist võib saada sellise mingisuguse väga pandeemilise asja algus. Sellepärast viirusel on see omadus, et ta võtab sealt organismist mingisuguseid jupikesi, informatsioonikillukesi kaasa. Ta teeb koostööd teiste parasiitidega ja võtab sealt mingisuguseid infokillukesi kaasa, et see ongi see muteerumine. Et kui siin jälle mingisugustes uudistes räägitakse, et näed, leiti sealt mingisuguse liblika või elevandi või kärbse mingisuguseid osakesi, siis tähendab, et see viirus on neid tegelasi külastanud, sealt endale mingisugused tükikesed, jupikesed informatsiooni kaasa võtnud ja nüüd ta siis proovib sellisena ellu jääda. Ja kõige hullem on see, et see paljunemine on massiline ja nagu ikka igas asjas juhtub ka seal vigu. Ja vead juhtuvadki selles, et mõni viiruse osakene ei ole päris see, mis ta peaks olema, tekib järjekordne mutatsioon seal inimese rakus leiduvate igasuguste ainete tõttu ja niimoodi see uus ja hoopis teistsuguse mõjuga tegelane levima hakkab. Nii et see ongi üks selline kõige nagu nukram või kurvem asi selle asja juures, et kogu see seltskond meie organismis, on ta siis bakter, seen või mingisugune ussikene ja viirus, nad teevad kõik omavahelist koostööd. Ja kui nad koostöös kokkuleppele saavad, siis esimene asi, mille nad püüavad ette võtta, on immuunsüsteemi väljalülitamine. Sellepärast, et see on nende jaoks kõige hirmsam, kõige koledam ja kõige jubedam asi üldse. Sellepärast, et see tuleb neile kallale ja tahab neid sealt inimese seest välja ajada. Ja immuunsüsteem, eile me rääkisime, mikroelemendid, see on tema nii-öelda jõud ja vägi. Ja kui organismil on piisavalt neid igasuguseid mikroelemente võtta, siis ta suudab töötada välja praktiliselt igasuguse immuunvastuse. Et seda räägiti meile ka Moskvas korduvalt, sest ka meie esitasime küsimuse, et need igasugused kaitsesüstid, et on siis nendel nagu mõte või ei ole. Ja öeldi, et jah, nendel on mõte küll, aga seal on üks pisikene aga juures. Neid kaitsesüste saab ja tohib teha absoluutselt tervetele inimestele. Aga nii palju, kui mina olen kuulnud, vaadanud, näinud, siis mina absoluutselt tervest inimest ei ole näinud. Ja ma kardan, et kui selline tegelane peaks praegu meditsiinikäppade vahele sattuma, siis on jama majas, sellepärast, et selles inimeses töötab kõik asi hoopis teistmoodi, kui me harjunud oleme. Nii palju siis nendest tegelastest koostöö läheb isegi sellistele tasanditele, et hakatakse mitte enam liigisiseselt infot edasi andma, aga see avastati juba 49. aastal Jaapani teadlaste poolt, et tegelikult toimub informatsiooni ülekanne ka eluvormilt eluvormile. Et seen võib anda mingisugusele ussikesele oma mingi geneetilise koodi, uss võib anda seenele ja siis muutub see seen absoluutselt teiseks organismiks. Meie sees on palju ainurakseid seeni, nende toimetest räägitakse väga vähe. Kui rääkida seentest, siis nende puhul ongi ainus lahendus tugev immuunsüsteem, sellepärast, et seene, kogu see ehitus ja kogu see toimimine on inimesele hästi sarnane. Ja sellepärast on nendest seentest vabanemine väga keeruline ja praktiliselt võimatu.
ega ma ilmaasjata eile seda väikest võllanalja ei teinud, et kui te tahate pärmiseinast lahti saada, siis krematoorium aitab. Ja niisamuti on nende kõikide teiste seentega. Seente maailm on hästi kirju, seal on meil palju teadlasi, kes sellega tegelevad, aga kõik ütlevad ühest suust, et jah, ainus asi, mis aitab, mis päästab, on immuunsus. Kui me räägime edasi, kuidas siis parasiitidesse nakatumine toimub, et üks väga suur küsimus on alati, et okei, emaparasiidid lähevad lapsele üle seal sünnitusteedes ja see on nagu inimestel arusaadav. Aga kuidas need isaparasiidid siis sinna satuvad? See on ka väga lihtne bioloogiline mehhanism. Isa käib aeg-ajalt ema juures seal nahistamas õhtuti ja nii need isa igasugused tegelased satuvad ema organismi. Ja kui laps sealt sünnitusteedest läbi tuleb, siis ongi tal mõlema vanema parasiidid nagu kenasti olemas. Ja nii lihtne see asi praktiliselt ongi, et ema ja isa on siis need, kelle käest me need esimesed tegelased saame. Räägitakse, et platsenta, et see on selline püha asi, et sealt ei tule mitte miski läbi. Teadus on sellega ära tõestanud, et see on legend. Et tullakse läbi, parasiidi jaoks ei ole ühtegi takistust. Ta leiab alati kellegi, kellega koostööd teha ja see koostöö reeglina kannab igatepidi vilja. Järgmine nakatumisallikas on seesama sissehingatav õhk. Meil siin lendab igasuguseid seeneooseid ringi, viiruseosakesi, mida iganes kõike siin ringi lendab. Linnas lendab veel igasuguseid muid toredusi, siin on hästi palju tuvisid, kes ei arva sellest inimhügieenist mitte midagi ja kõik oma asjad siia rahulikult tänavale sokutavad, kust tuul siis nad ühel hetkel lendu tõstab. Lemmikloomad, väga tõhus. Lemmiklooma võibki pidada selliseks parasiitide allikaks sõna otseses tähenduses. Ja kui rääkida nüüd lemmikloomade parasiiditõrjest näiteks, et kellel on kodus kassid, koerad, siis sisuliselt need samad asjad, mis sobivad inimesele, sobivad ka lemmikloomadele. Mu hea kolleeg on vetarst ja tema kasutab neid samu taimseid preparaate, mida kasutab inimeste puhul, aitavad loomadele suurepäraselt ja on hästi palju positiivset tagasisidet selle kohta, et loomad, kes oleks läinud kõige kaduva teed, äkki võtavad kätte ja hakkavad elama ja on väga tublid ja väga terved ja väga rõõmsad. Loomade puhul veel see, et loom on väga tänulik, kui inimene teda aitab. Ja see looma tänu kandub tema enda tervisele ja otse loomulikult kandub looma tänu ka inimesele üle. Et selles puhus täiesti võib neid igasuguseid antiparasitaarseid preparaate kasutada ka koduloomadel ja efekt on sageli suurem kui kõikidel toredatel apteegist pakutavatel asjadel. Ja muidugi toit. Kõik arvavad, et kui me peseme õunad ja muud asjad puhtaks, et siis me sealt parasiite ei saa, on läbi viidud katsed. Ja katsete käigus tuleb välja, et me sööme neid parasiidimune sisse omale päris korralikus koguses. Aga jällegi me võime neid tegelikkuses, kui immuunsüsteem on tugev, me võime neid täiesti rahulikult sisse süüa, meie keha saab sellega hakkama, nii et tegelikkuses midagi hullu selles ei ole ja karta ei ole mõtet. Lapsed. Laste kohta küsitakse ka hästi palju ja tegelikult laste puhul selliseid
mingeid kindlaid parasiidisse nakatumise sümptomeid ei olegi. Võib-olla paar sellist asja, mida iga vanem oskab vaadata, on lapsel sinised silmaalused ja teine asi on rahutu uni. Need on võib-olla 2 peamist sümptomit, mida tasub tähele panna ja võib olla peaaegu et 100% kindel, et lapsel on mingisugune parasiidiprobleem. Ja siis lihtsalt tehagi selline, mida laiemapõhjalisem kuur on, seda parem, sellepärast et me siin teame ja enamus teab, et paeluss on olemas, mõni teab ka solkmetest midagi, 3 on kuulnud klamüüdiast ja muust sellisest asjast, aga ütleme selline keskmiselt inimese seest on leitud, see oli vist 138 erinevat parasiiti. Loomulikult ei ole nad meie sees siin kõik, meil on see koostis natukene erinev, aga see number annab ülevaate sellest, kui palju neid tegelasi tegelikkuses on. Ja kui hakata nüüd mõtlema, et me peaksime hakkama iga tegelase puhul sööma mingit eraldi antibiootikumi või muud preparaati, siis see asi tundub väga mõttetu, sest see tähendakski, et me sööme aastaringselt mingisuguseid antibiootikumi või muid selliseid tõrjevahendeid omale sisse. See ei ole loomulikult mõttekas ja seetõttu ongi vaadata hea selliste universaalsete preparaatide poole, et ma uurisin ka natuke seda APL-i pakutavat ja koostis on tal väga hea, nii et see kahtlemata töötab ja toimib siin, arvestades ka tehnoloogiat, et need rakumembraanid on sellel toorainel kulutatud imeõhukeseks ja see tagabki tema praktiliselt suu-limaskestade kaudu imendumise vereringesse. See on klass omaette teema. See teeb preparaadid ülimalt efektiivseks, sellepärast et ta ei pea sattuma sinna kuskile seedesüsteeme, võitlema seal mingite soole seina külge kinni jäänud toiduosakeste ja muu sellisega, vaid läheb otse ja hakkab tegelema, nii et tehnoloogia poolest ja retseptide poolest on tegemist väga tasemel asjaga. Ilmselt ei ole maailmas midagi, mis suudaks siia vastu panna. Ja kui me nüüd hakkame lastele seda parasiiditõrjet tegema, ega seal midagi keerulist ei ole, täpselt samamoodi nagu täiskasvanutelegi, sest kui me võtame täiskasvanud inimese, võtame lapse, vahe on ainult nii-öelda suuruses. Ja täpselt samamoodi toimub täiskasvanul ja lapsel see biokeemia täiesti ühtemoodi. Et lihtsalt laste jaoks on kogused võib-olla natukene väiksemad, aga arvestades seda, et tegemist on naturaalsete preparaatidega, siis lapse organism võtab sealt täpselt niisama palju, kui tal on tarvis selleks hetkeks ja võtab seda, mida on tarvis. Ja kõik ülejäänu tuleb sealt loomulikku teed pidi välja, nii et nagu mingit asjade ladestumist või midagi taolist siin kartma kindlasti ei pea. Ja nagu praegu kaasaegne tehnoloogia on, ei ole niimoodi, et taimetark istub seal ja viskab näpuotsaga üht ja teist ja kolmandat sinna kuskile keedunõusse. Maailmas on läinud asjad juba tasemele, kus nii-öelda ravimtaimede või ravimite retsepte koostavad matemaatikud, kus arvestatakse asju juba molekuli täpsusega. Et selles plaanis inimene, loom, ei ole vahet, biokeemia on meil sisuliselt üks. Ja täpselt samamoodi need samad parasiidid, mis on meie lemmikloomadel, siin on enam kui kindel, et nad on ka meil. Nii et kui kodus on lemmikloomad, kui kodus on lapsed,
siis ei ole tarvis isegi hakata oma pead vaevama, et lastele ja endale parasiidikuuri teha, et see on alati selline teretulnud asi. Siis on tulnud küsimus energeetiliste parasiitide kohta. Enamike jaoks läheb see teema juba sinna natukene ulmevaldkonda ja vandenõuteooriate valdkonda. Aga midagi ei ole teha, need asjad on tegelikkuses olemas. Ja oma eelmises videos ma siin rääkisin, et üks esimesi asju, mida ma enda puhul avastasin, oli see, et siin kahe kõrva vahel toimub see muutus. Et see pidev generaator, mis genereeris sulle mingisugust sundmõtet ja nii edasi, see oli ühel hetkel nagu kadunud. Ja kui ma siis hakkasin nagu vaatama, et mis siis toimub, kuidas see toimub, siis ma avastasingi ühel hetkel, et need mõtted ei ole minu omad. Ma ei mõtle inimesena niimoodi, nagu need mõtted mulle pähele tulevad. Ja ühel hetkel ma suutsin minna ka sellele tasandile, et ma suutsin need sundmõtted blokeerida. Nii et isegi sellistel puhkudel inimesed, kellel, ma ei saa väita, et kellel nüüd on, kes kuuleb hääli, hääled on peas, aga ütleme selline depressiivne generaator, mis sul kogu aeg sumiseb, et ma olen selline, teistsugune ja kolmandatsugune, ma ei kõlba selleks ega teiseks ega kolmandaks. Kui hakata tegema parasiidikuuri, siis ma julgen pakkuda, et ühel hetkel inimene märkab, et ta saab sellest üle, ta saab sellest jagu. Ja üks selline depressiooni allikas on meilt kõrvaldatud. Ja kui veel siis natukene endaga tööd teha ja hakata seda jälgima, mis siis kahe kõrva vahel toimub, võib võttagi rahulikult sellise vaatleja positsiooni, lasta nendel mõtetel rahulikult liikuda, lasta tulla kas või kõige hullematel mõtetel üldse kuni enesetapuni välja, las ta tuleb, ja mis siis, tuleb see enesetapu mõte. Et siis hakkad vaatama, et aga see ju ei ole minu mõte, tegelikult ei ole selle elul mitte midagi ja elu läheb edasi. Et olen siiamaani elanud ja tõenäoliselt elan ka kaugemalt, nii et kõik sellised asjad on tegelikult kontrolli alla võetavad ja kõige parem kontrolli alla võtja ongi siin inimene ise. Ja kes on siis natukene rohkem nende vandenõuteooriate ja astraalmaailmaga kursis, siis kogu see astraalmaailm tegelikult huvitub ainult ühest asjast inimese juures, see on tema eluenergia. Ja mitte see tavaline, see ilus ja tore armastuse energia, aga need tegelased tahavad, sellel asjal on isegi selline heebreakeelne nimetus Havah ja sellise nimetusega tähistatakse siis sellist piinade käigus eralduvat energiat. See on teatud eluvormide jaoks nagu taevamanna ja sellistest inimeste hoidmine sellistes seisundites, see viibki nende olendite toitmiseni välja. Ja järjest rohkem hakkab tulema teadusmaailmast infot selle kohta, et nendel seesmistel parasiitidel on väljas suured vennad või need seesmised parasiidid on siis väliste tegelaste käepikendused. Et kui juba teadlased vähehaaval julgevad välja öelda selliseid asju, see toimub küll võib-olla sellistes alternatiivintervjuudes ja päris avalikkuse ette sellega veel ei juleta tulla, aga eks nende kõikide asjadega on niimoodi, et alguses toimub eitamine, siis hakkavad kõik sellest rääkima ja lõpuks ongi tekkinud see uus tõde.
Nii et julgen ka selles plaanis inimestele, kellel on sellised sundmõtted ja kellel vahest see kahe kõrva vahel toimuv natukene hakkab üle mõistuse käima, täiesti julgelt proovida parasiidikuuri ja ma usun, et tulemus on reaalne. Teine asi, mis meis stressi ja depressiooni tekitab, on otse loomulikult seesama mikroelementide puudus. Kui ikkagi organism ei suuda toota vajalikke hormoone, vajalikke fermente, kui ladestuvad toksiinid, see tekitab organismis juba sellise biokeemilise stressi. Ja kogu see biokeemiline stress varem või hiljem ta kandub ka meie mõttemaailmale üle. Nii et tegelikkuses on need kaks asja omavahel väga tõsiselt seotud. Nii see parasiitide teema kui mikroelemendid. Ja näiteks, ma ei mäleta, see oli Venemaal ühe akadeemikul loengut, mida ma juhtusin kuulama. Seal rääkis ta ühe sellise väga toreda loo, et põhimõtteliselt, kui teil juhtub olema kuri ülemus, kes teid näiteks minuti jooksul päris korralikult läbi sõimab, siis see tekitab teie organismis 72-tunnise neuroendokriintormi. 72 tundi läheb vaja organismil, et ta rahuneks maha üheminutilisest sellisest tugevast emotsionaalsest vapustusest. Aga kui te nüüd mõtlete selle peale, et meil on pidev stress ja meil on neid emotsionaalseid vapustusi rohkem kui tahaks ja loodaks, et siis võite ette kujutada, millises tingimustes me praegusel hetkel siin funktsioneerime. Ja ütleme, et kui me siin räägime mingitest mikroelementide normidest, et seal joodi võib-olla 150 mikrogrammi ja tsinki 15 milligrammi ja ma ei tea, siin neid igasuguseid asju on veel. Sellistes situatsioonides, nagu me praegu oleme, praegu viibime, need numbrid tuleb julgelt 2-3 korrutada. Siis hakkab keha normaalselt tööle ja stressifoon langeb ja läbi selle hakkavad leevenduma vägagi paljud vormid. Kui nüüd minna siit natukene veel kaugemale, siis meil on siin praegu üks paras kosmos ümberringi käimas. Ja sellest kosmilisest asjast rääkides siin ei saagi muud moodi rääkida kui ainult läbi vandenõuteooriate, sellepärast et kõige kurvem on see, et vandenõuteoreetikutel on tänases päevas väga õigus. Ja teistmoodi, kui nemad seda kirjeldavad, praegu ei ole keegi suuteline neid asju lahti seletama. Ja olen minagi neid asju uurinud, sellepärast et inimesed pöörduvad ja küsivad ja otsivad abi. Ja praeguse selle moehaiguse puhul on jällegi see sama asi, tugev immuunsus on esimene asi. Ja isegi siis, kui see tõbi on meil juba kallal või kallal käinud, siis alati tasub kätte võtta ja teha omale korralik parasiidikuur, täiendada organismi mikroelementidega ja läbi selle me anname talle jõudu juurde ja igasugused riskid haigestumiseks muutuvad järjest väiksemateks ja väiksemateks. See taud, ta on olemas, siin ei ole isegi tähtis, tuli ta nüüd kuskilt mõne hullu teadlase käe alt või oli siin Nibiru või marslased. Tegemist on tehisliku probleemiga, seda juba öeldakse ka massimeedias välja. Seda infot on küll suhteliselt vähe, aga teda ikkagi tuleb
ja räägitakse tema kohta siin igasuguseid asju. On minugi tutvusringkonnas inimesi, kes tema läbi siit ilmast on lahkunud ja on neid, kes on lahkunud ka süsti läbi ja on ka neid, kes peale süsti ja peale põdemist elavad rõõmsalt oma elu edasi ja täpselt sellistena, nagu ei ole mitte midagi üldse juhtunud. Et siin nagu, kui vaadata, mida nagu teadusmaailm siin räägib, et siis nad kirjeldavadki, et ongi sellised 3 vormi või 3 käitumisvormi sellel probleemil. Et jah, on raske ja võib-olla isegi fataalse lõpuga kulgemine. Siis on lihtsalt selline raskelt läbipõetud haigusperiood. Ja kõige üllatavam kogu selle asja juures on see, et osadel inimestel peale haiguse läbipõdemist on juhtunud hoopis see, et organismid hakkavad noorenema. Ja näiteks 60-aastase inimese organism hakkab välja nägema nagu 30-selt. Nii et selle kosmilise asjaga ei ole asjad sugugi nii lihtsad, kui nad meile tunduvad. Kindlasti ei maksa temasse suhtuda kui mingisugusesse lihtsasse asja, sellepärast et tuttavad, kes on teda reaalselt temaga kokku puutunud, kohati kirjeldavad kui väga ebameeldivat ja väga vastikut protsessi. Aga mis on olnud kogu asjas positiivne, kui minnakse sellise, isegi sellel haigusperioodil, tõsise organismi puhastamise peale välja, hakataksegi lisaks sellele klassikalisele parasiidiprogrammile juurde võtma sealt tsinki, seleeni, joodi, tõstetakse neid igasuguseid antiparasitaarsete preparaatide koguseid 2, 3, isegi 4-kordseks, siis ühel hetkel hakkab organism, saab jõu tagasi ja ta suudab juba iseseisvalt hakata selle taudiga meil siin võitlema. Nii et ei maksa sattuda paanikasse, kui keegi lähedane või tuttav või sõber selle probleemi küüsi satub. Kõigest on võimalik välja tulla, kõike on võimalik lahendada ja kurb on see, et sellest loomulikust protsessist, mida suremine endast kujutab, sellest on tehtud midagi kohutavat, midagi hirmsat, midagi jubedat. Kõigil meil ükskord tuleb minna, ka minul, ja karta ei ole siin nagu mitte midagi. Sellepärast, et nii palju, kui minul seda informatsiooni on, siis arvata on, et läheb natukene aega ja ma tulen siia jälle tagasi. Et see selline samsaara ratas meil siin töötab ja käib ja iga kord me oleme kogemuse võrra rikkamad ja targemad, kui me siia jälle tuleme. Ma võib-olla sellel teemal rohkem ei tahaks rääkida, sellepärast, et ühel hetkel võib keel vääratada ja siis see poliitkorrektsus juhtub see, et see video kõrvaldatakse YouTube'ist. Sellepärast, et nii Facebook kui YouTube, nagu isegi see sõna viirus, Märt peaks panema selle koha peale mingi piiksu või mingisuguse trullalla-trallalla, et isegi sellel puhul tehisintellekt kontrollib kogu seda teksti, kogu seda kõnet ja need videod lähevad kõik YouTube'ist kõrvaldamisele. Et eks selline nagu käitumine selliste suurte platvormide poolt, eks seegi annab oma signaali, et mis selles maailmas toimub ja ilmselt on paljugi neid, kes arvavad, et jah, see asi päris õige ei ole. Aga jätame selle arvamuse nüüd sinna paika, kus tema on.
Võib-olla rääkida ka sellest tehnoloogiast, et ma siin tõlkisin ära ühe jupikese ja seal siis nagu öeldakse selle tehnoloogia kohta väga kenasti, et kogu see tehnoloogia tagab selle, et saab toitu aine, saab toitu energeetiline tasand ja aine ning energia koostöös loovad informatsiooni. Aine, see on koed, luud ja organid. Nad vajavad väljastpoolt saabuvaid toitaineid. Need on need samad mikroelemendid. Nad võtavad toitainetest kõik vajalikku ning väljutavad mittevajalikku. Seda nimetatakse ainevahetuseks. Aine saab energiat, mida me vajame oma elutegevuseks. Energiatasand. See on süsteemi osade koos toimimine ning juhtimine. Energia on ka informatsiooni, mis realiseerib end läbi elektromagnetiliste torsioon või mõnede muude väljade kaudu. Aine ja energia loovad informatsiooni, mis võib olla positiivse või negatiivse laetusega. See tähendab, et positiivne laetus ning häälestatus heale tervisele tõmbavad enda poole samuti positiivseid ning head informatsiooni. APL-traseed on energia ja positiivse informatsiooniga rikastatud taimi ja nende vilju sisaldav aine. Traseed mõjutavad inimese 3 tasandit ja kindlustavad süsteemi, mida nimetatakse inimorganismiks funktsioneerimise. No minu meelest paremini ei ole võimalik ühte asja nagu kirjeldada ja lahti seletada. Ja kui nüüd minna natukene siin selle energia poole peale, siis ilmselt väga paljud on kogenud seda efekti, mis tekib siis, kui paljajalu Kastemerjas rohus hommikuti kõndida. Või kes läheb, jalutab natukene paljajalu kuskil metsarajal. See peab olema ikkagi selline metsarada, mis jääb linnast välja, kus ei ole läheduses väga selliseid suuri maanteid ja muud taolisi kommunikatsioone. Ja kui inimene seal oma jalutuskäigu ära teeb ja sealt metsast välja tuleb, siis ta tunneb ennast imeliselt. Ta on kerge, tal on väga hea olla. Ja mis sellistel metsaradadel siis juhtub, on see, et inimene satub negatiivsete ioonide välja. Vabas looduses need negatiivsed ioonid, nad on umbes sellise võib-olla 2-3 meetrise maapinna kohal oleva kihina. Ja nad tekivad kohtadesse, kus maapind loomulikult läbi kuivab ja läbi niiskub. Linnas, kus on asfalt, kus kõik vibreeritakse kinni, kõik on elektromagnetilise suduga kaetud. Linnas võib-olla leiab seda iooni-kihti sealt kuskilt sügavamatest keldritest, aga sedagi ainult võib-olla nendel vanematel majadel, mis on siin nõukaajal ehitatud. Praegused kaasaegsed siin vundamendid isoleeritakse ja vibreeritakse nii tugevalt kinni, et need negatiivsed ioonid ei pääse kuskile liikuma. Ja nende negatiivsete ioonide siis see funktsioon meie organismis ongi see, et ta paneb meie rakud elama. Nimelt raku tuumalaeng peab olema miinusmärgiga. Siis rakk töötab, siis tuum hakkab tööle ja rakk hakkab tööle. Kõik, mis meie ümber on tehnogeenne, ka ütleme, kui me räägime toidust, kui me räägime joogiveest, kui me räägime praegu siin sundventilatsiooni ajastul ja kipsi ajastul majades sisse hingatavast õhust, need on kõik plussmärgiga. See redokspotentsiaal on positiivne, aga ta peaks olema kindlasti negatiivne. Ja see on jällegi üks selline päris korralik stressiallikas, sellepärast, et kui need negatiivsed ioonid meie kehas puuduvad või neid on äärmiselt vähe,
siis meie keharakud ei tööta, ei funktsioneeri, meie elektrisüsteem on rivist väljas. Nii et ka siin tuleb see akumullit tehnoloogia tuleb kenasti appi ja on imeline, kuidas on suudetud need negatiivsed ioonid sinna traseede sisse kinni panna, aga kui nad inimorganismis vabanevad, siis lisaks sellele, et me saame sealt palju kasulikke ja vajalikke aineid, me saame ka väga defitsiitseid negatiivseid ioone. Ja ma olen enam kui kindel, et nendel negatiivsetel ioonidel on väga suur potentsiaal selles, mida need preparaadid teevad. Sellepärast, et kui juba rakutuum hakkab tööle, siis ta teab, mida tal on vaja, ta oskab sellest toorainest välja selekteerida selle, mida rakk vajab ja selle kõik tööle panna. On küsitud, et kust kohast APL-i toodetes saab joodi. See nüüd on natukene valel aadressil küsimus, aga ma täitsa siin soovitan kellelgi, kellel on võib-olla seal tootjaga või juhtkonnaga natukene sellised konkreetsemad ja tugevamad sidemed, nende käest küsida, et kas on olemas näiteks preparaatide selline biokeemilise koostis, et kui palju seal on joodi, kui palju on seleeni ja muid mikroelemente, sellepärast et jah, meil on olemas sellised kindlad taimed nagu ütleme võib-olla merevetikad ja kõik sellised asjad, mis juba oma elukeskkonna tõttu mõnda ainet rohkem sisaldavad kui neid, mida me siin tavalises elus ei saa. Aga taimede puhul sõltub ka kõik väga tugevalt nende kasvukohtadest ja kas taim on korjatud kuskilt vabast loodusest või kasutatakse tema puhul ikkagi mingisugust agrotehnikat, kas kasutatakse, kui kasutatakse väetisi, kas kasutatakse mikroelemente sisaldavaid väetisi, et olles ise agronoomiat õppinud, siis see lämmastik, fosfor, kaalium, see on see põllumehe nagu põhiline rahatooja, sellepärast et kogu see on ju suunatud, et teramass või saak oleks suur. Ja makstakse ju põllumehele kaalu pealt, mitte seda, mida see toodang tal sisaldab. Ja näiteks üks väga selline kasulik asi, mida igaüks kodus, kellel vähemalt on mingisugune potipõllumajandus kuskil olemas, kas kui endal ei ole, võib-olla on sõbral, tuttaval või vanematel, et kasutage oma kasvuhoonetes, oma kurkidel, tomatitel, õunapuudel julgelt mikroelemente sisaldavaid naturaalseid väetiseid. Ei maksa karta, et seal mingisugune hull asi teile külge tuleb, sageli juba see sõna väetis ajab inimestel hirmujudinat peale, aga kui on tegemist orgaanikaga, siis sealt ei ole suurt midagi hirmuäratavat tulemas. Ja võib-olla kui rääkida veel selle igasuguste saasteainete kohta, jääkainete kohta, alati kui küsitakse, et oi, see sisaldab mul siin seda asja, see preparaat sisaldab toda, ei saa ma seda, teist ja kolmandat süüa ja see on nii paha, siis ma toon alati selle näite, mida tõi minu teadlasest õppejõud Moskvas, kui ta ütles, et kallid sõbrad, et kui taimekaitsemürkide jääke leitakse pingviinisulgedest ja jääkarukarvadest, et millisest ökoloogilisest puhtusest me siin üldse rääkida saame. Ja praegu järjest rohkem tuleb sellist informatsiooni, et tõepoolest seda tõeliselt ökoloogilist puhast toitu
saabki kasvatada kuskil kinnistes kasvuhoonetes, et kuhu ei lange seda saasta sealt atmosfäärist nii palju peale. Ma ei taha siin kuskil minna nende igasuguste keemiapilvede teooriate juurde, aga piisab isegi sellest, mis tuleb autode ja tööstuste heitgaasid, et isegi see on juba piisav kogus kõikvõimalikke toksiine ja jääkaineid. Ja nagu see eelmine näide siin ütleski, et kui taimekaitsemürkide jääke leitakse sellistes kohtades, kus põllumajandus on sadu või tuhandeid kilomeetreid eemal, siis tõepoolest, millest me sõbrad siin täna räägime. Veel jäi mulle meelde üks selline Peterburi mikrobioloogi intervjuust üks lausejupikene. Ta ütleb niimoodi, et sihuke keskmine Peterburi elanik, et aastas läbib tema organismi 2 paari pidurikatteid, autoomasid ja 1 autorehv. Et nad ütlevad niimoodi, et kui inimrakke hakatakse uurima väga suure lahutusvõimega mikroskoopide all, siis leitakse neid aineid, mida meil siin tänavatolmus on piisavalt, autod ju kogu aeg pidurdavad, piduri friktsioonkatete tolmu on kõik linnad täis ja rehvi kulumist tolmu samamoodi. Neid asju leitakse inimese raku seest ja see on nüüd see koht, kus neid asju ei tohiks üldse olla. Nii et tegelikult see meie keskkonna saastatus on läinud tasemele, millest me isegi pahatihti ei oska ette kujutada ja pahatihti kaine mõistus keeldub nendest asjadest isegi aru saama, et kuidas see kõik on võimalik. Aga näete, kahjuks nii need uuringud näitavad. Mida veel rääkida? Nakatumisest rääkisime. Kuidas kulgevad parasitoosid? Ja eile ma rääkisin natukene sellest, et parasiidid on võimelised tegema mimikrit ja seetõttu on nende avastamine väga keeruline ja osade parasiitide puhul ilma juba väga spetsiaalsete abivahendite abita ei ole see võimalik. Need klassikalised laboratoorsed analüüsid, need andmed, mis on minul teada, ütlevad niimoodi, et avastatakse umbes 30% sellest, mis siis tegelikult on. Ja kui parasiidid on õppinud ennast varjama või maskeerima, siis sellisel tasemel, et nad maskeerivad ennast inimorganismis leiduva sarnaseks, siis ka need parasiitide tekitatavad haigused, ka nemad on siis tasemel, mis meenutavad kõiki meile selliseid üldtuntud haiguseid. On nad siis mingisugused põletikud, on nad mingisugused iidid, eks ju, mis iganes. Ja algetappidel parasitoos ta kulgebki ilma igasuguse sümptomaatikata, sellepärast, et ega nad ei taha, et see inimene nüüd kuskilt otsast ellu ärkaks ja nende toimetaamistes sekkuks. Ja inimene reeglina hakkab probleemi tundma alles siis, kui kusagilt valutab. Ja enamikel puhkudel me loomulikult, kuhu sa ikka lähed, kui kuskilt valutab, me läheme arsti juurde. Paremal juhul arst annab meile mingisugused antibiootikumid ja püüab meiega midagi teha.
Aga on ka väga palju juhtumeid, kus kogu see parasiitide teema, see naerdakse lihtsalt välja. Ka minu arstiga on juhtunud selline asi, et kui ma tal hakkasin rääkima, et ma nüüd püüaks oma tervise asju sellisel viisil lahendada, ta päris röökima minu peale ei hakanud, aga sellise korraliku mõnitamise osaliseks sain ma küll. Ja kes on päevakajaliste sündmustega kursis, siis üha rohkem uuritakse ja imestatakse, et oi, kuidas India on selle kosmilise probleemiga nii kiiresti toime saanud, et riik on avatud ja kõik toimib ja kõik on korras. Siis kes on märganud siis selle preparaadi vastu, millest siin järjest rohkem ja rohkem räägitakse, on ka meie meedias hakatud päris korralikult ilkuma, et tegemist on mingisuguse loomadele mõeldud preparaadiga ja naerdakse ja irvitatakse selle üle. Irvitada ei ole asja puhul mitte midagi, kui vaadata koostisi, siis need asjad töötavad ka suurepäraselt inimesega. Inimese ja looma biokeemias väga suuri erinevusi ei ole. Need baasalgoritmid, need töötavad kõikidel samamoodi. Ja kes on võib-olla natukene rohkem kokku puutunud selliste asjadega nagu peptiidid, siis sisuliselt nemad on aminohapete ühendid ja nende kaudu, ütleme siis, DNA saab informatsiooni ja kui see DNA on kahjustunud, siis peptiidid tegelikult tulevad sinna DNA ahelasse, ta sobitub sinna DNA ahelasse nagu võtilukuauku ja kui DNA läbi selle siis korrastub, siis ta kerib ennast korralikult lahti ja rakk saab hakata sünteesima valku, mis ongi raku kõige peamine ülesanne. Siis tegelikult need peptiidid ehk need aminohapete ühendid ei ole vahet, kas on tegemist inimese või loomaga, need on meil kõigil ühed. Nii et tegelikult võib öelda, et see elutegevus, mis on loomas ja see, mis on inimeses, sinna vahele võib panna rahulikult võrdusmärgi. Ja kõik, mis sobib loomadele, sobib ka inimesele ja vastupidi. Ei saa öelda päriselt kõik, aga mis puudutab selliseid naturaalseid looduslikke preparaate, nende puhul ma usun, kui lugeda koostist, siis karta ei tasu. Sellepärast, et nende samade preparaatidega, looduslike preparaatidega, millega mina olen siin juba 10 aastat tegelenud, inimesed väga edukalt ravivad oma lemmikloomi ja miks siis ei võiks toimida see vastupidine protsess, toimib küll. Niimoodi, mida ma siin veel olen endale välja märkinud. Parasiit on väga selline tõhus tegelane, ta on väga hea reaktsioonivõimega, ütleme, ta on ellujääja ja niipea kui meie, ütleme, see mingisugune keskkond muutub, parasiit reageerib sellele koheselt. Ja siin ei loe see, mida me siis oma keskkonnas muudame. Pole vahet tema jaoks, kas me muudame toitumist, kas me muudame elustiili, kas me vahetame töökohta. Ta tuleb kõigega väga kiirelt kaasa ja reageerib ning eile ma vist ka juba mainisin korra, et kui 60ndatel aastatel parasitoloogia kui teadus läks täielikult põlu alla, keelustati kõik teadustööd ja uurimistööd salastati, siis ei tähenda see seda,
need eluvormid meie sees on ka sinna 60-ndatesse kinni jäänud ja naiivne on mõelda, et nad samamoodi edasi elavad. Kõik need kasvavad kiirgusfoonid, lisaained, värvained, antibiootikumid, kõik, mida me endale ühte või teistpidi sisse saame ja sisse sööme, sisse hingame. Parasiit reageerib kõigele, ta on õppinud kõike sööma, kõike tarvitama ja ta oskab kõike oma elutegevuses ära kasutada. Nii et tegemist on ühe sellise korraliku ja tõsise ellujääjaga. Ja kuna tegemist on ikkagi eluvormiga, siis tema puhul on kindel see, et temaga ei ole mõtet võidelda, sellepärast et kui me hakkame temaga võitlema, siis see, kes teisele kohale jääb, on inimene. Tema reageerib, ta läheb peitu, ta varjab ennast, ta maskeerib ennast ja kui oht on möödas, siis ta võtab kätte ja taas alustab oma elutegevusega ja jätkab enamasti sealt, kus kõik pooleli jäi. Ning tulles tagasi siia loo alguse juurde, et need pausid programmide sees, et need on vajalikud, need on olulised, sellepärast, et nende pauside ajal parasiit käivitab oma järjekordse põlvkonna, sellepärast, et liik või eluvorm kui selline, ta peab ennast säilitama ja ta teeb kõik selleks, et ennast säilitada. Ta aktiveerib meie organismi mõnetud munad, sealt hakkavad arenema uued vastsed ja need vastsed hakkavad siis seal toimetama ja kui 7 päeva on möödas, siis me üllatame kogu seda kampa järjekordse jubedusega ehk hakkame võtma uuesti mikroelemente ja antiparasitaarset kompleksi ja see tagab selle, et me ei tapa ära. Kui ma vaatasin preparaatide koostist, siis on nad tõepoolest sellised, mis pigem loovad parasiidile ebasobiva elukeskkonna. Ja kui kellelegi see keskkond ei sobi, siis ühel hetkel ta pusib ja pusib ja pusib, aga ühel hetkel ta lihtsalt kolib seest välja, sellepärast et targem annab järele. Ja kui me hoiame oma keha kui elukeskkonna parasiidi jaoks ebasobivana, siis tal lihtsalt ei ole kohta, kuhu tulla. Sattusin kuulama siin natukene ka seda herpese teemat. Teatavasti on tegemist ka sellise väga tõsise tegelasega ja küll temaga siin püütakse küll ühel, küll teisel, küll kolmandal viisil võidelda. Ametlik meditsiin lubab inimkehas olla vist oli 8 herpese vormil, aga teadusmaailm ütleb, et neid on rohkem, vist oli üle 20. Ja kui see tegelane juba on organismis, siis praegusel hetkel ollakse juba arvamusel, et tegemist on tunduvalt ja märksa ohtlikuma tegelasega kui see tegelane, kes siin meid juba 2 aastat järjest hirmutab. Et too tuleb ja läheb, aga herpesviirused, nemad võtavad kätte ja seavad ennast meie rakkudes sisse, elavad siin rahulikult, peituvad nii kaua, kui immuunsüsteem on tugev, nii kaua ta istub vaikselt ja varjatult. Niipea kui kusagil pool lokaalne immuunsus langeb, niipea ta aktiveerub ja hakkab siis selles lokaalses kehaosas toimetama.
ja see ongi nüüd näiteks seletus või vastus küsimusele, et mille pärast siis organ haigeks jääb. Et igal organil meie kehas on oma spetsiifiline funktsioon, eks ju, magu toodab soolhapet, kõhunääre on suuteline tootma niivõrd vänget sekreeti, et kui me juhtuksime näiteks vaskmündi alla neelama, siis välja ei tule meie seest midagi. Vereloome omad funktsioonid, näärmetel omad funktsioonid, soolestikul omad funktsioonid, lümfil omad. Et meil on neid süsteeme ja funktsioone kehas oi kui palju. Kogu see süsteem tegelikkuses on selline üks paras sünergia ja kui selles harmoonias ja sünergias tekib mingisugune kakofoonia, siis tekib haigus. Ja haigus võibki tekkida läbi selle, et langeb ühe organi funktsionaalsus. Et kui me siin räägime näiteks kilpnäärmest, tema kõik teavad, vaja on joodi. Eile ma mainisin, et selle joodiga ei ole ka need asjad sugugi nii lihtsad, kui võib-olla meile räägitakse. Ja selleks, et jood normaalselt omastuks, kilpnääre vajab kõrvale ka seleeni, lisaks vajab ta kõrvale ka veel vaske. Ja kui nüüd kilpnäärmel näiteks ei ole seda seleeni ja vaske, seda joodi on, eks ju, siis tema funktsionaalsus langeb, ta ei saa täita neid funktsioone, mida ta peaks, ta ei saa neid hormoone sünteesida. Ja tagajärjeks ongi see, et sinna hakkavad tekkima igasugused ladestused. Ja kui juba kilpnääre meil juperdama kukub, siis on tulekahju terves organismis. Et kui rääkida kilpnäärme sellistest põhilistest väljendusvormidest, siis mehed ei saa lipsu kaela panna, sest keegi kogu aeg poob neid. Nad ei saa ülemist särginööpi kinni panna, sest surub siia peale ja jube vastik on. Ja väga paljudel on selline tükitunne kurgus ja tekib selline köhatus, tahaks kogu aeg teha, et midagi nagu seda kurku seal ärritab. See põhimõtteliselt on nagu esimene märk sellest, et lokaalne immuunsus ei toimi. Lokaalne immuunsus on maas, seal on kuskil probleem. Ja kui me nüüd võib-olla läheme näiteks, võtame tsingi. Mehe eesnääre, see on mehe teine aju. Ja mees peab tsinki saama, vastasel korral tema see aju lihtsalt ei tööta. Ja kui seal seda tsinki piisavalt ei ole, siis hakkab see süsteem seal perutama, eesnäärmes tekib turse, need veresoonte funktsionaalsus, mis seal on, see hakkab langema, siis hakkavad sinna tulema igasugused ladestused ja tekibki selline lumepalli efekt, mis ühel hetkel siis lõpeb sellega, et eesnääre hakkab suurenema. Ja mehe puhul on loodus natukene alatult käitunud. Eesnäärmes olevad närvilõpmed, nad on kapseldatud ja mees ei tunne eesnäärmes valu või probleemi enne, kui see turse hakkab neid närvilõpmeid või neid kapsleid kokku pressima. Ja siis on asi nii kaugel, et tekib valu, siis tekivad urineerimishäired, valulik urineerimine ja kõik muu, mis sellega kaasneb. Et jällegi seesama tsingi puudus seal selles süsteemis on põhjustanud lokaalse immuunsuse languse. Kui on turse, siis on selge, et on häirunud lümfiringe, on häirunud vereringe. Ja kõikides sellistes seisakukohtades, kus veri ei liigu, kus lümf ei liigu, seal varem või hiljem hakkavad arenema parasiidid, tekib parasiidikoloonia.
ja kui see parasiidikoloonia seal toimetama hakkab, alguses kindlasti organism reageerib sellele, ta püüab selles põletiku kohas tõsta temperatuuri, aga kui ta seal nädala-paari jooksul näeb ära, et sellel asjal ei ole suurt mõtet, see tema ette võetud reaktsioon ei toimi, siis läheb see põletik üle kroonilisse vormi ja hakkab seal vaikselt toimetama. Ja sageli nende krooniliste põletike häda või probleem ongi see, et nad kulgevad ka niivõrd vaikselt ja märkamatult, et vereringes ei ole mitte mingisuguseid muutuseid märgata, mingeid antikehasid kuskil ei ole. Arst teeb vereproovi, ütleb, et teil on kõik korras, et mille üle te siin kaebate, et ma ei näe mitte midagi. Ja tal ongi õigus, sellepärast, et no tõepoolest, seal ei olegi mitte midagi. Aga järjest rohkem ma kuulen teadlaste sõnavõttudes nagu sõnaühendit põletikuline vananemine. Et see ongi selline pikk, aeglane protsess, mis võib-olla väljendubki selles, et see nahk on natukene vilets ja juuksed on natukene viletsad, aga muidu on ju elu ilus. Ja me lihtsalt niimoodi me nagu kärbume või närbume. Ja selliste pikkade protsessidega, aeglaste protsessidega, mis toimuvad väga sügavatel tasanditel, et kui kaasa on haaratud juba rakkude tuumad ja see on läinud väga sügavatesse kudedesse sisse see protsess, nendega on väga raske toime tulla. Ja see vajab lihtsalt aega, et kui ma enda kogemusest ütlen, et minu õppejõud Moskvas, professor Aksjonova, tema ütles, et immuunsüsteemi taastumine, et vähemalt 5 aastat, siis jah, täpselt nii see on. Tema sõnad peavad, vähemalt minu puhul peavad paika, sellepärast, et täpselt nii palju on läinud ja tänases päevas tõepoolest see, mis oli siin 10 aastat tagasi ja rohkem, seda eluperioodi ausalt öelda isegi ei taha meenutada. Aga samas ma olen hiiglama tänulik kõikidele tohtritele, kes mu kukkele saatsid ja ütlesid, et ma olen üks uhuu. Läbi selle ma olen vähemalt saanud kogemuse, et ka see teistsugune protsess, teistpidine protsess, et kui sa oled täitsa seal allpõhjas, sealt altpõhjast on võimalik välja tulla ja päris efektiivselt. Ei saa muidugi garanteerida, et garantiisid ei anna siin tänases maailmas isegi Jumal, aga vähemalt ma olen aru saanud sellest, et suund on õige ja sellel suunal tasub jätkata. Ja kui hakata selliste teemadega tegelema, siis hakkab tulema väga põnevat ja väga unikaalset informatsiooni. Sest kui juba maailmas liiguvad ringi ja on väga efektiivsed preparaadid, mille toimeainet ei olegi, ongi vesi. Et kui te selle preparaadi näiteks kuskilt juhtute saama, siis te saategi tegelikult puhta H2O. See on muidugi sellel esmasel laborivaatlusel, aga väga palju hakatakse kasutama vee informatsioonitehnoloogiaid. Võib-olla veemälust on juba keegi kuulnud, aga kindlasti on tegemist juba nii-öelda järgmise sammuga kogu nendes preparaatide ja tervist puudutavates maailmates. Ja ma ei imesta, kui ka näiteks APL võib-olla ühel hetkel avastab, et kuskil pool saab hakata kasutama selliseid informatsioonilisi tehnoloogiaid. Sellepärast, et suhkur kui suhkur iseenesest on väga hea informatsioonikandja.
kes on kokku puutunud homöopaatiliste preparaatidega, sest seal on ka ju infokandjaks on tegelikult suhkrukristallid. Nii et ma usun, et ka siin selles maailmas on võimalusi veel küll ja avastatakse kogu aeg midagi uut. Et öeldakse ju seda, et see, mida me täna reaalselt kasutame, et see oli umbes 50 aastat tagasi, 100 aastat tagasi teadlaste töölaual. Päris äge oleks vaadata, mille kallal nad täna töötavad. Ja kui arvestada, et nüüd see uus veevalaja ajastu on tegelikult informatsiooni ajastu ja siinkohal ma ei pea silmas kõiki neid nutividinaid ja muud taolist, et siin on ikkagi juba räägitakse sellest, no võib-olla ma toon ühe näite. Venemaal on olemas täiesti reaalsed preparaadid, mis on vee baasil ja kus kasutatakse inimloote võnkesagedusi. Lootel on, igal organil on oma arenguperiood, kus ta siis seal emaorganismis saavutab oma selle küpsuse ja on õpitud organite kasvufaasis, arengufaasis, kui ta on nagu tipus, neid võnkeid salvestama ja neid võnkeid salvestatakse vette. Ja vees moodustuvad siis sellised molekulide süsteemid, klasterid, mis on väga püsivad, nad võivad püsida seal 500 kuni 1000 aastat, see ei ole mingi aeg. Et arvatakse, et isegi 30 000 aastat võivad need infomolekulid püsida. Ja töötatakse juba sellisel baasil preparaatide kallal. Nii et tegelikult ma loodan, et tulemas on palju põnevat ja palju uut. Ja tahtsin siin teile täna demonstreerida, kuidas ma uhkelt joon APL-i espresso kohvi, aga läks meelest ära, sellepärast, et see tass sai natukene varem ära joodud ja teise tassi järgi mingisugust vajadust ei tunne. Minu jaoks on tegemist täiesti, ma ei saa öelda, et lahustuv kohv mulle maitseb. Maitse-eelistus on hoopis teine, aga see, mida see kohv teeb, mind on raske võimalik üllatada, aga see kohv üllatas. Et teatavasti me kõik ootame kohvit ju sellist, et lööks silmad särama ja pea klaariks. See kohv seda teeb ja julgen seda kohvi täiesti soovitada, ei ole jõudnud teedeni. Sai ära proovitud ka need, mis nad siis on, need igasugused magusad tahvlid. Tegemist on ka siukse väga hea ja toitva asjaga. Aga jah, kogu sellest valikust tänases päevas kohv on tõeline üllataja. Nii et kes on võib-olla siiani kahelnud või kõhelnud, et ei tea, kas proovida, siis mina julgen teda küll soovitada. Et eriti, kui on vaja tõesti sellist, õhtul mingisugune võib-olla tähtis asi veel vaja teha või tuleb autorooli istuda ja mõni pikem sõit ette võtta, aga väsimus on juba päris korralik, siis ma julgen soovitada, töötab väga hästi. Niimoodi, järjekordne 1,5 tundi hakkab meil siin täis saama. Ma loodan väga, et ma olen nüüd vist kõik või enam-vähem kõik asjad ära rääkinud, sellised põhilised asjad. Kindlasti on seda infot mul siin rohkem ja rohkem, sellepärast, et selle 10 tegutsemisaasta jooksul, kui ma olen aru saanud, et preparaadid töötavad, siis ma olen otsinud alati
alati kõikide selliste preparaatide ja asjade puhul, tehnoloogiate puhul lisainformatsiooni, neid ära tõlkinud. Nii, keegi küsib, kas vesiniku tarbimine sobib parasiidipreparaatide koos kasutamisega. No vesinik on teatavasti organismile üks väga vajalik osa ja võib-olla ma ei soovita vesinikuvett hakata nüüd kohe vahetult peale jooma mingisuguse preparaadi tarvitamisele, aga soovitav on jätta sinna selline väike paus sisse. Näiteks joodi puhul öeldakse ka, et kuna tegemist on väga tõsise sellise politseinikuga inimese organismis ja ta ei salli ühtegi sellist tehislikku asja, ta läheb talle kohe kallale. Et näiteks 2 joodipreparaati ei soovitata võtta koos, et pigem siis, et ühte hommikul ja teist õhtul. Et selline nagu asi on veel nagu aktsepteeritav, aga sellistel puhkudel, kui tekib kõhklus, et ei tea, kas võiks seda nüüd tarvitada või mitte, siis pigem võttagi see, et ma võtsin hommikul nüüd need preparaadid, pean tunnikese vahet ja siis hakkan seal tegelema kas selle vesinikuveega või vesinikperoksiidiga või millega iganes. Et siin selline lahus tarbimine on kõige mõistlikum. Ja näiteks ma soovitan sellist lahus tarbimist ka puhkudel, kui nüüd tõepoolest tarvitatakse ühe firma tooteid ja tekib vajadus mõne teise asja kasutamiseks, kas või näiteks ravimid, siis pidadagi vahet. Et väga paljudel asjadel on olemas koostoimed, sünergiad ja kui vaadata neid asju, mis on APL-is, siin ongi see tehnoloogia selliselt, et kõikide nende koostises olevate komponentide puhul tekib midagi sellist, mida ei ole ühelgi sellel komponendil endal olemas, tekibki see sünergia ja võib-olla seda sünergiat vajab inimese organism ehk kõige rohkem. Ja sellisel puhul, et kui tarvitada ravimit ühel ajal ja näiteks toidulisandit teisel ajal, siis me viime selle igasuguse konflikti võimaluse nullini. Samas tuleb säilitada ka teatud ettevaatlikkus, sellepärast eriti võib-olla taimsete asjade puhul reeglina, kui me kasutame toidulisandit, seal on ikkagi teadlased ja spetsialistid, need koostised ja kogused joonlaua ja mõõdulindiga üle käinud. Aga kui me hakkame ise midagi tarvitama, tegelikkuses on ju juhuseid, kus isegi nii-öelda hea ravimteega võib endale palju pahandust, palju kurja tekitada, siis ma soovitangi, et kasutada seda lahustarbimist ja vältidagi siis selliste konfliktide tekke võimalust, sest inimestena me vaatame küll, et oi, see taim on väga hea, teeb seda, teist ja kolmandat, sellel taimel on veel paremad omadused, teeb veel paremaid asju, aga kui need 2 taime saavad meie organismis kokku, siis nad võivad omavahel tülli minna. Hea on, kui see päädib tualetis käiguga, aga kui seal tekivad mingisugused ühendid, siis on natukene keeruline nende asjadega. Aga ma loodan, et nii kaugele need asjad meil siin maailmas ei lähe. Ja otse loomulikult, kui me räägime sellest, nii-öelda natukene sellest pahupoolest, eks ju, iga preparaadi juures on see kuldne lause, et nagu ta toidulisandite puhul tuleb välja tuua, et kes siis ei tohi tarbida ja mis on siis need ohud. Et see ongi see individuaalne talumatus. Ja see individuaalne talumatus tekibki mitte sellepärast, et see taim ei sobi, aga enamikel juhtudel tekib see
individuaalne talumatus selle tõttu, et see, mida me sisse võtame, läheb riidu sellega, mis on meie sees juba ees olemas. Ehk kõik need igasugused raskemetallid, nende ühendid, parasiitide tekitatud neurotoksiinid, vaat seal on see konflikti koht, mis võib meie enesetunde halvaks muuta. Ja sellistel puhkudel, kui peaks tekkima konflikt, esimene asi on doosi vähendamine. Et kui sa võtsid seal ühe preparaadi hommikul, teise õhtul, siis jätta esimese asjana üks preparaat ära, võtta hommikul, jälgida, kuidas organism reageerib, siis võtta õhtune preparaat juurde, vaadata, kuidas siis reaktsioon toimub. Ja läbi selle õpib väga hästi oma kehas toimuvat tundma ja otse loomulikult, kui niimoodi targasti käituda, tekitame me endale kahju kõige vähem. Ja vahest on juhtunud ka selliseid asju, et inimene võtab preparaati ja tal hakkab kole paha. Enamasti on selle asja taga see, et organism on tõepoolest niivõrd saastunud, et vähimgi selline tõsisem puhastusreaktsioon, mille keha käivitab, võib põhjustada selle seesmise intoksikatsiooni. Hakkabki mingisugust mürki, mingisugust toksiini kudedest vabanema koguses, mis tekitab halva enesetunde. Sellistel puhkudel ongi, et mõnikord tuleb sellest seisundist lihtsalt nagu läbi minna. Aga mitte niimoodi, et ma nüüd võtan ja topin suupunni igasuguseid asju täis ja vaatan, mis edasi saab. Aga võtta preparaat, vaadata, mis toimub, pidada päev vahet, võib-olla 2 vahet, võtta järgmine kord seda preparaati, jälgida, kuidas keha töötab, kuidas ta reageerib. Esimene kord oli mul nii paha, aga nüüd, kui ma võtan 10 punkti skaala, nüüd on juba 10 pealt kukkunud 7 peale, et väga hull enam ei ole, selge. Järelikult organism on reageerinud, on puhastunud, pean jälle 2 päeva vahet. Ja niimoodi läbi meelituse tegelikult saab organismiga päris tublisti koostööd teha ja hakata ennast ka sel moel aitama. Ja mida rohkem ennast puhastada, seda paremini tegelikult hakkate enda kehas toimuvat tunnetama. 5 aastat tagasi, kui keegi oleks mulle rääkinud, et ma panen mingisuguse karamellkommi endale põske ja mul selle peale lähevad silmad suureks pähe, siis ma oleks selle inimese välja naernud. Aga tänaseks on organism nii palju puhastanud, et ma tõepoolest, kui ma panen selle karamelli endale põske, ta hakkab seal sulama, ma tunnen, kuidas see asi kõik minu kehas hakkab tööle. Ja ma usun, et selliseid tundlikke inimesi on teisi, kes tajuvad preparaatide toimeid sellisel viisil. Aga toon iseennast just näiteks selleks, et see on võimalik. Ja väga paljud inimesed ütlevad, ma võtan ju siin seda asja, aga ma ei tunne mitte midagi. Siis on ju kõik hästi, kui ei tunne. Tegelikult kõige paremini töötavadki need preparaadid, mille puhul inimene ei tunne mitte midagi. Sellepärast, et ka kui ma tunnen mingisugust kas või positiivset emotsiooni, jõin tassi seda väga fantastilist espressot ja mul on silmad nagu öökullil peas ja juuksed on peas püsti, ma olen nagu viplala, et jah, ühtepidi on see ju väga vahva, et selline energeetiline laksakas tuleb, aga teistpidi tähendab see organismi jaoks siiski stressi. Ja kui asi läheb stressini, siis ta tegelikkuses ikka lõppkokkuvõttes nii hea ei ole. Nii et ei maksa karta
ei maksa pabistada, et ei tunne mitte midagi. Ongi hea, et ei tunne ja mida pehmemalt ja leebemalt kõik toimub, seda paremini tegelikult organism kõikidele nendele temaga ettevõetavatele manipulatsioonidele reageerib. On veel äkki mõni küsimus, keegi tahab midagi küsida? Püüan siia, mul on siin siuke põluaken siia, vahest midagi ilmub, kui keegi midagi kirjutab. Praegu paistab, et ei tule. See on kaks võimalust, kas ma olen kõik inimesed magama rääkinud või rääkisin nii hästi, et kõigil on kõik selge ja arusaadav. Eks me siis pärast vaatame. Praegu, kas vesinik võrdub parasiidipreparaadiga? Ta kindlasti selles plaanis ei võrdu. Kui me võtame vesinikuga, siis tegemist on ju ainult sellise keemilise elemendiga, mida loomulikult vajab meie elutegevus, vajavad meie rakud, aga ta ei ole see, mis teeks nüüd seda parasiiditõrjet. Parasiiditõrjest me saame rääkida võib-olla ehk vesinikperoksiidi puhul. Et see on see H2O2, eks ju, et temal on juba sellised omadused, mida parasiit ei salli ja tegemist on siis ainega, mida tegelikult meie organism ka ise toodab, ta on kehapõhine aine. Ja kui rääkida nendest sellistest kehapõhistest antiparasitaarsetest ainetest, siis kõige vingem on tegelikult sapp. Sapp suudab sisuliselt ära lahustada kõik, mis parasiiti puutub. Ja seetõttu see preparaat HPR, mis maksa toetab, võiks olla kõikides sellistes parasiidiprogrammides võib-olla lisaks. Sellepärast, et maks teatavasti on selline suur ja võimas keemiakombinaat. Temast toimub, kui ma nüüd väga puusse ei pane selle numbriga, aga minutis toimub 20 miljonit biokeemilist reaktsiooni. Ja sisuliselt suudab maks neutraliseerida kõiki mürke, mis meie ümbruskonnas eksisteerib. Loomulikult ta ei suuda toime tulla suurte kogustega, aga väikeste mürgikogustega saab ta suurepäraselt hakkama. Ja kui maks on töökorras, siis ta on suuteline ära põletama kõik veres leiduvad parasiitide munad, vastsed ja igasugused seentejoosed ja muud sellised taolised. Sellepärast, et parasiit, mida ta siis nii-öelda selleks ümbermigreerumiseks kasutab. Ega ta loll ei ole, et ta hakkab kuskilt sabakondist või reieluust ennast läbi puurima. Ta ikkagi võtab kätte, läheb veresoonde ja laseb siis verevool või lümfivool ennast kuskile kanda. Ja kui ta jõuab siis temale sobilikku organisse, siis ta hammustab selle veresoone katki ja poeb sealt siis organi kudedesse. Nii et näiteks seesama kõrge kolesterool on ka väga paljus võib-olla hoopis mitte ainevahetuse teema, aga kui näiteks analüüsi tegemine juhtub aega, kus mingisugune parasiit on võtnud kätte ja organismis migreerub, ta on mulgustanud ära tohutu koguse veresoone seinast. Seal on sellised imetillukesed verelekked, organism saab loomulikult aru, et tegemist on verekaotusega. Maksale antakse käskus sünteesida kolesterooli ja see kolesterool seestpoolt
lihtsalt lapib need augud kinni, et veri läheks ikkagi sinna, kus ta peab minema ja et ta kuskile vabalt ei lekiks. Et maksal on tegelikkuses ka veel see tore funktsioon, et ta sünteesib kolesterooli. Ja kui see kolesterooli tase jätta nüüd või liiga madalaks, siis me võime teha oma organismile päris korraliku karuteene. Ja ütleme sellist pesireperoksiid ja parasiidipreparaadid ja loomulikult erineval ajal, et siis on välistatud see, et need kaks asja läheksid omavahelisse konflikti. Et me kunagi ei tea, mida me sisaldame, meil on sees igasuguseid antibiootikumi jääke, parasiitide elutegevusjäägid, nendest ma juba rääkisin, et need on neurotoksiinid ja nad mõjutavad väga tõsiselt meie närvisüsteemi ja ei ole tarvidust, et me nüüd tekitame sinna veel mingisuguseid toksiine või ühendeid juurde, mille toimet ja lõplikku mõju ei oska isegi Jumal ette ennustada. Nii et see lahus tarbimine on võib-olla ka üks märksõna. Ja teine asi, mida ma ka nagu olen täheldanud võib-olla eriti viimastel aegadel, järjest paremini hakkavad tööle väikesed doosid. On kindlasti olukordi, kus on vaja suuri annuseid, aga ma tegelen sellise asjaga nagu iriidoscreening ja paljudel puhkudel silmaiiris näitab seda, et sellised vähestes kogustes, aga pikema aja jooksul tarvitatud preparaadid töötavad ja mõjuvad märksa paremini kui see meie suured tarvitamiskogused. Et ma ei ole APL-iga veel väga jõudnud ennast tuttavaks teha, ma alles avastan tema toimeid ja tema asju. Ja seetõttu ma ei saa sellist, mõne asja puhul võib-olla ammendavat vastust anda, aga vähemasti minu organism ütleb, et nad on head, nad töötavad. Ja see on, oluline ongi see, et tegemist on taimse asjaga. Taimseid asju võtavad meie keharakud rõõmuga vastu. Taimede info on olemas meie mälus, meie geenides ja nende asjade omastamisega ei teki mingeid probleeme. Niimoodi. Näed, kell on varsti juba 21:40. Et ma ei tea, võib-olla siis tänaseks lõpetaks, hääl hakkab ka kuidagi kähedaks minema sellest rääkimisest. Aga ma loodan, Märt paneb selle info ka kuskile kuulamiseks, vaatamiseks ülesse ja kõike tänapäeval saab järel kuulata, järel vaadata ja kui jäi midagi segaseks, saab asju üle vaadata ja kui on mõni tõsisem probleem, mille puhul tahaks ehk rohkem teada, rohkem infot, siis ma usun, et kui te Märdile teete kniksu, siis ka minu kontaktid teile ka annab. Siin ma arvan, et ei ole probleemi. Aga ma tänan tähelepanu eest ja võib-olla kui tekib küsimusi ja neid küsimusi tuleb rohkem, võib-olla saame mõni järgmine kord veel kokku ja ma püüan siis anda nendele küsimustele juba sellised ammendavad vastused. Soovin teile kõike head ja eelkõige head tervist. Sellepärast, et see tervis on meil praegu, tervis ongi selline asi, mis ongi meie enda vastutada.
sellepärast et meile on kogu aeg sisendatud seda, et see on midagi sellist müstilist ja arusaamatut ja arstid räägivad meiega ladina keeles, millest me aru ei saa. Aga tegelikkuses, kui me hakkame selle tervisele natukene põhjalikumalt lähenema ja kui me nii mõnestki hirmust üle saame, siis see tervis ja selle taastamine midagi hirmsat ei ole. Ja kui räägitakse, et sihuke ilus väljend, et kui sa tahad maailma muuta, siis sa pead muutma iseennast, siis enda tervise korda tegemine, enda lähedaste aitamine, see on üks asi, mille läbi me kõik saame selle maailma paremaks muuta. Sest kui me teeme ennast korda, see informatsioon liigub edasi inimkonna ühisvälja ja mida rohkem on seal ühisväljas seda puhast ja korrektset informatsiooni, seda rohkem hakkab ta mõjutama kõiki inimesi, kes selle väljaga on ühendatud. Ja nii lihtne see maailma parandamine ongi. Soovin teile kõike head ja võib-olla kohtume veel.